Tere tulemast jälgima 2021 aasta Eesti meistrivõistlused discgolfis. 4. päev ehk finaalpäev ja hakkame jälgima MPO divisiooni liiderpooli. Viimane võistlusring. Mina olen Taavi Avasru ja minuga koos kommenteerib tiim dispordimängija Robin Lepik. Tervist ka minu poolt. Et siin vaatame, mehed teevad juba sooja vaikselt, et loodame põnevat võistlust. Ja osalejateks on siin tiim Latitude 64 mängija Albert Tamm, vist hetkel kõrgema PDGA reitingu mängija Eestis. Et Alberti hetkeskoor oli -10, teda jälitamas siis skooriga -8 Mauri Villmann, tiim 64 Baltikust. Et Mauril on samuti väga kõrge reiting, et varsti võib oodata temalt siis 1000 reitingut. Nii, ja siis Maurit jälitamas ja ka Albertit siis Mats-Erik Tõhk, tiim Innova mängija, hetkeskoor -6. Ja meie 4. liiderpooli mängija on Asko Krais, tiim Discraft esindaja, hetkeskooriga -4. Et kõikidel MPO mängijatel on 2 viset vahet ennem finaalringile minekut. Et esimene rada on siis 94 meetrit par 3, et siuke pead siit läbi topelt mando viskama, et vasakul jookseb OB siis see parklai asfalt ja siis OB on ka korvi taga, et korv on siukse väikse augu sees, et paremakäelisena pigem nagu ma ütleks, et eeskärada, kuigi saab ka tagantkäega, et siuke ütleme nii, et see mando värav teeb selle raja üpris raskeks, ma ütleks. Jah, et esimene rada ja nii kitsas mando ees, et ikka väga, väga raske vise. Jah, et siit videopildist võib tunduda ta üpris lai, aga tegelikult on päris kitsas ja võib mõjutada viset. Et rada ei ole väga pikk, aga raja keskmine päeva peale oli siis 3,6 viset, et siis natuke üle parri mängis. Et nii, Albert sai mingi oksa sealt, et need oksad ongi tihti võtavad maha, et aga jäi siuke 10,5 meetri peale, et saab proovida. Ja, et Albertilt pigem hea drive, et kui saaks valida sellise positsiooni peale igat viset, et siis kindlasti võtaks. Üldjuhul ongi see, et seda täpselt õiget auku on raske nagu tabada, et jääb kas lühikeseks või läheb natukene pikaks. Nii vaata, Mauri läheb ka ilusti kõrgelt ees käega. Ja Vot, Mauri natuke eksis just pikaks, nagu me rääkisime, et aga jäi seifi ja siuke 2-13 meetri pealt sealt. Ma nüüd ei oska öelda, kas saab proovida või jäävad mõned oksad ette. Eilse kuuma ringi teinud Mats-Erik Tõhk. Nii, siis Mats tegi eelmine päev Randmäel siis kõige parema ringi ja tõusis liiderpooli. Ja Matsi 3. päeva ringi ma nägin nagu ise ka pealt, et tuli maha täitsa puhta lehega ja võttis ilusaid pöördisid, et putt toimis, drive toimis, et loodame ka siis täna sellist ringi temalt. Ja see oli siuke hea kindel mäng, et Matsi eeskäsi ei ole nii tugev kui tagantkäsi, tema on pigem tagantkäe mängija, et madalalt tuulsurus natuke maha, aga oled ka seal 12 meetri peal, et juba võtab natuke pinged maha ja saad oma pöördit proovida ikkagi. Ja tuulest rääkides siis, et 4. päeval ilm ütleks, et oli kõige parem. Oi, see oli nüüd halb eksimus. Kas Mandost ei läinud veel mööda või läks? Ei läinudki. Ei läinud, jah. Mando ette mängima. Putt tuli nüüd ootamatust varem. Sest Asko mängu mina nii ei tea, kas Asko on ka pigem tagantkäe mängija? Jah, et Askoga mängides siis näeb nagu rohkem tagantkäe liine. Ise olen nagu vähemalt seda kogenud. Just, et aga saab ju hakkama ka forega. Ja väga ilus nagu ja tark mäng selles mõttes, ega tal ei olnudki muud teha, kui proovida lihtsalt 4 mängida. Nii tundub, et Mauril mingid oksad on siin ees ja no üle selle väikse valli pead ka puttima, et natuke ütleme triki putt ikkagi. Ja esimeseks putiks ka. Ei ole probleemi. Outside kirjas. Nii. Et Mauril on selline terav neetputt, et ju siis soosis ja pani kohe selle ära. Ja viimasel ajal nagu Mauri on nagu Eesti discgolfis väga hästi pildis olnud, et eelmised aasta Eesti meistrivõistlused ja selle aasta Eesti meistrivõistlused, et teeb omale nime ja nagu järjest kerkib. Et liiderpooli närvi enam ei tohiks olla nii palju, kui ma arvan, et oli eelmise aasta Eesti meistrivõistlustel. Jah. Nii, Asko vist võtab siit topelt pougi, et jah. Nii, Alberti pöördi proov.
ai, natuke madalaks. et joon oli õige. Ja vaat seal on korvi ees üks männijooks ka, tundub siit videos täpselt, et võib-olla see natuke segaski. Nii, topelt pougi siis Askole. Mats Pulsaist parriga. Ja Albert ka parr, et Mauri siis kohe võttis ühe viske tagasi Albertilt ja Vahe on siis ühe peale kahanenud. Oleme jõudnud teisele rajale, et Pühalepa teine rada, et pigem võiks öelda, et on võtukas siin Frontline'is. Pikkust on tal 84 meetrit, par 3. OB oli tagapikk, oli nii, ja Taavi? seal ennem teed natukene on OB, aga no pigem sinna ei jõua, et siis Ja peab olema ikka väga tugev vise ja kõvasti Ja. üle korvi, et see maastik siin skippi ei soosi. nii, Mauri läheb, tundub eeskäega siit. Jah, et visked võiksidki olla siuksed haiserist püsti tõusvad nagu eestkäed või siis fleksid, aga samas saab ka tagantkäe sirgega. Ja Albert läheb ka eeskäega, et noh, tunnelisse paljud mängijad tunnevad nagu eeskäega ennast natukene kindlamalt, et see tunnel siin, ütleme nii, et kaamerapildis tundub natuke kitsam, kui ta tegelikult on. Ta ei olnud väga kitsas tunnel, et aga noh. Pigem ei olnud, jah. Et kui siin ei taba, siis on olnud kehva drive. Just, et pigem niipidi. Nii, Mats läheb ka eeskäega. Mats ongi siuke, ütleme nii, et 90 meetri raadiuses veel oma eeskätt vist usaldab, ma usun. Et Ja kontrollib selle distantsi sees oma eeskätt küllaltki hästi. Jõudis ka vist sinna ringi, et nii, Asko nüüd saab minna oma tagantkäega. Asko näitab meile tagantkäeliini, et täpselt selline ta olla võiks, ideaalis rohkem haiserist püsti tõsta. Natuke ja veel flippida, et aga no 15 meetri peal seal korvist vasakul, et saab ikkagi proovida veel, et Ja. nii, Mauri jäi siis kõige kaugemale. Et viimane päev seal Mauri viskist oli näha ka, et see nagu läks haiserist ilusti sirgeks, aga hakkas üle kandma, et siin viimane päev minu arust oli sellel rajal oli vastu tuul. Et esimesel rajal jäi mul jutt pooleli, et ilm on nagu täna kõige parem, et vihma ei tulnud vist kellelgi, aga oli kõvasti tuult. Tuult oli ja see tuul nagu ei olnud ka nüüd siuke, et ta oli kogu aeg ühe suuna pealt, et ta ka tihti peale keerutas natukene. Ja. Ai, siin vist puu võttis ära selle puti, et nägi väga hea joonega välja. Ja. Nii, Matsil siis pöördiproov. No tundub siuke 8-9 meetrit. Ai, jälle natuke parema. Siuke halb roll ka veel, sama kaugelt uue puti tegema, et nii, hästi. Albert sai oma et pöördiarve avatud. Jah, et oli sarnane putt esimese raja putile, seekord madalaks ei jätnud. Oi, siin natuke tuul kergitus oli näha, et aga mina ka käisin seal siis kolmandal päeval Matsiga kaasas, et putiga vist ei eksinudki ta kolmandal päeval, et siin täna on juba 2 tükki mööda pannud ja üpris sarnaselt distantsilt. Aga ehk osub, et siin teisel, kolmandal, ütleme 4. rajal hakkab võib-olla vaikselt see liiderpooli närv ära ka minema, et ja. Kuigi eks väike närv on kogu aeg sees, kui kaameramees ka sul kõrval käib, et jah, on nii küll. Nii, 3. rada, siis on meil par 463 meetrit, et minu arust see rada oli täitsa ilma OB-ta, et siin ma ei mäleta küll, et OB-d oleks olnud, et ongi siis avavise võiks olla siuke, ütleme 90 meetrit otse ja natuke paremale feidida siia, no 95 umbes. Siin oleks umbes hea olla või siis natuke feidib veel sisse, et kui siin lühikeseks jääd, siis pigem juba mängid parri, et ja siis nurga pealt on jälle, ütleme nii, et sarnane vise, jälle 8-90 meetrit, et aga siis tuleb lihtsalt visata otse. Et see on see 163 meetrit, ideaalis võikski siis minna 80 ja 80. Just. Et rohkem ei ole nagu vaja. Et esimese viskega saab küll rohkem ammustada, aga arvan, et Albert läheb siin mingi kangema fairway'ga, võib-olla isegi driver. Ma Alberti kotisisu nagu värvi järgi ei oska siin öelda, mida ta viskab, et aga ma pakuks pioneeri. Jah, ma oleks ise sama pakkunud, aga sealt saab ilusti veel edasi mängida, ta ei läinud nagu väga pikaks. Jah. Nii, Mauri siis ka eeskäega. Et Mauri kontrollib haiserist püsti viskeid väga hästi.
demonstreerib seda siin. Oi. Ja millest me räägime? Super, sinnamaale juba jõuad, see on sealt kurve pealt veel 20 meetrit sisse, et no paremat avaviset vist ei annagi teha. Jah. Nii, ja Asko? Asko läheb ka siin eeskäega, ütleme jah, et tagantki avavise on siuke, et siin nagu üle minevat ei saa visata, et sa peadki tegema sirge midariga siia nurga peale, kui sa tahad tagantkäega mängida, et jah, et 2 sirge 80 meetrise tagantkäe viskega saab ka nagu teoorias. Aga eestkäega saabki natukene ekstra distantsi, mis teeb teise lihtsa viske mugavamaks ja sellepärast siin ka kõik eestkäega nagu läksid. just, ja Mats kasutas täies laiuses fairway'd ära, et läks sealt täitsa äärest, nii. Asko siit läks päris kõvasti viskama, tahtis ikkagi korvi alla veel saada, aga jah, et viskas nagu driveriga ja päris kõvasti. Mats läheb viskab vist välja, tundub, putter on käes. Jah, tee peale ja sealt siis proovid alla lähestuda sirgelt, et see on Matsi mängus tegelikult üks iseloomulik jooni, et kui ta tunneb, et on raske positsioon, siis ta tihti valib selle lay-upi, et ta läheb mängima parri, et seda oli 3. päeval ka näha. Jah, et mitte riskida seal esimese puukikiga ja mängida hoopis pougit või tuplat, et tema proovib nagu alati leida selle tee, et mängida kõige väiksem tulemus, mis tal võimalik on. Ja teha endal mäng lihtsaks. Vaatame siis, kas õigustas see leiab ennast nii ilusti mingi keskmaa kettaga eeskäeg. No väga hästi pullikasse ja par käes. No käes veel ei ole, aga suur töö on tehtud. Nii, siit lähme Justice'iga vist fleksima. Väike annukas tõstab püsti. Noh. Et jäi küll nii-öelda alasse, kust Albert suudab välja puttida, aga oleks olnud palju lähedamal. Et nagu võib-olla ootas natuke rohkem tagasi fleksi või siis sai liiga palju annukat sellele viskele, et aga noh, saab proovida, et need mehed 20 meetri seest ikka on seda korvi tabanud kõvasti, ma arvan, ongi ju täitsa proovi kaugusel nii. Ja liigutus oli selline agressiivne, et ikka läheb ründama, kas tuleb pöördi. Ja tuli. Nii, kahurit veel välja ei tõmmanud, aga pani kaugelt sisse. Aga Alberti putteritest oskad rääkida, kas ta putib? Vahepeal puttis ta selle uue Royal Line'i Faithiga, jah. Aga kuskilt ma kuulsin, et kas ta oli shieldid tagasi võtnud, võib-olla oli see mingi kuulujutt, et pikalt ju puttis enne Royal Line'i tulemist, puttis ju shieldiga. Just. Siis proovis nagu Faithi, et seda ta Prantsusmaal olles nagu promos ka. Ja ma kuskilt nagu olen kuulnud ja näinud, et vist uuesti shieldiga. Jah, et vahest proovid midagi, aga lähed ikkagi selle vana asja juurde tagasi. Jah. Nii, oleme reklaamipausilt tagasi, vaikselt tasapisi juba 4. rajal. 4. rada on par 3, 60 meetrit, et ta on küll mäest alla, et mängib lühemalt, aga korvi taga on kohe hasardala, võiks öelda siuke 4-5 meetri peal, et teeb seda korvi hulka raskemaks. Ja tegelikult on ka seal taga veel oopeala, kui tee peale jõuad. Aga no, ma ei näinud küll, et keegi sinna lähedalegi oleks jõudnud. Ja, et sinna ei lähe nagu keegi viskama. Nii, Albert siis alustab seda rada tagant käega vaikselt siuke. Tagant käega peale. Ja, sai puukikki, aga noh, jällegi Albert võib selle kauguse pealt juba asja ära lahendada ilusti. Nii, natuke. Maurilt jälle selline fore vise, et tundub, et viskab neid koridore pigem eestkäega. Just neid lühemaid, jah, et näe, nii.
see oli ka minu mäng siin, mida Asko hakkab tegema, et odaga sinna maha ja Et oda on kõige lihtsam sirgevise. just nii. Natuke lühikeseks, aga Pigem see eksimus ongi lühike siin rajal. just, et sinna hasardisse ei taha jõuda. Mats paneb ka eeskäega. Kui siit tundub, et ilus otse sirgevise, aga minu arust nagu pidi viskama haiserist sirgeks ja siis nagu natukene üle minevaks selle ketta pigem ikkagi, et eeskäega väga raske vise minu arust paremakäelisel. Et olen nõus, et siin fairway ääres paar-kolm puud on siin Nii, paremal Mauri. ääres, mis teevad selle eestkäeliini nagu raskeks. Mauri ei läinud nüüd ütleme nii teravalt proovima, kui ta võib-olla oleks tahtnud, sest seal taga on see hasardala, kuhu ei taha kindlasti jõuda, et ja Albert samamoodi proovib vaikselt ja ikka täpselt ennem hasardala seisma. Et jäi ka safe, jah. nii, Asko siis siuke 2-13 meetrit. Tundub hea. Ai, jälle natuke madal, et aga alles 4. korv, et eks meestel lähebki aega, et saada paika seda liigutust. Just. Mats natukene täna kuidagi kõik tõmbab vähe paremale ära ja esimeste korvidega. Ma ütleks ka, et see oli vist juba 4. putt umbes ringi äärest ja lähevad paremalt mööda siit järjest. Jah, et võib-olla pidi minema harkputti tegema ja see ei ole tema lemmik stiil nagu puttimiseks, et aga... Ja. Et Mats putib üks jalg ees, teine kõige taga. Kõige lihtsam rada ja MPO liider puhul kõik parrid. 0 pöördit, et ka ässad võtavad lühikestelt radadelt parre. Ja. Nii, korv number 5, siis 90 meetrit. Siis kergelt üles mäge, mängib siuke 95-100 meetrit vise, ma ütleks. Ja. Saab nii eest kui tagant käega, et kuidas Robin, sina seda rada mängisid viimasel päeval, äkki räägid meile? Et tõesti, et ta on veidi üles mäkke, ta on 95 meetrit umbes ja mina mängisin teda ühe viskega, et kokkuhoidlikult. Läksin... ring on pikk ja säästlikult, et ei pea palju viskama, et said siis kirja hole in one'i, et tagant käega Casey Rock üle minema ja just täpselt. Otse korvi. Nii, vaatame, Albert läheb forega. Kui on tugev eest käsi, siis on väga hea seda rada mängida, et lahjema eeskäega nagu annab päris visata sinna ilusti nagu 3-4 meetri peale, et pigem jääb ringi äärde alati. Jah, et päris keeruline vise eestkäega, et ta peab nagu haiserist hakkama ennast püsti tõstma, jääma nagu hoidma sinna kaugele paremale. No Mauri vise. No, ideaalne. Ja ideaalne tulemus. 4-5 meetri peale. Nii. Asko läheb siis näitab meil tagantkäe liini, et jah, kui on võimalus, siis Asko ikkagi mängib tagantkäet. Ai, natuke vara sisse tundub. Aga seal ei ole, oli ikka üks puu. Tundus, et ei ole just. Üks puu oli ja ees. Nii jäi siuke 20-25 peale ja... Ja ma arvasingi, et Mats mängib siin tagant kätt, et Matsi vise. Tundus, et läks mingi fairway'ga siin. Jah, natuke kiirema kettaga kui Rock. Nurk kannab sinna taha, et sellel rajal ka vist taga, aga kuskil ohtu ei olnud, et minust OB-si siin ei olnud, et sai üsna julgelt minna. Jah, et üks radadest, millel siis OB puudus. Nii, Asko sealt hõljutab lihtsalt korvi alla ära ta. No jäi veel siuke väike proovikas, 4-5 meetrit taga. Ongi hea, et siis saab putti soojemaks. Just. Nii, Albert. Siis... Siuke 7-8 pealt. Nii, Albertil on siis... Mis meil on? 5 rajaga 3 pöördit. Et päris siuke hea algus. Et siin... Et algus, mida nagu tahaks. Just, et siin Pühalepa rajal just esimese 9-10 korviga tahaks nagu koguda võimalikult palju miinuseid. Ja. Et siis tagumise raskema poole peal võib tulla eksimusi, et on mida laristada. On mida laristada, just. Nii. Ja pöördiga Matsile, et oli väga vajalik putt Matsile, et esimene hea putt, ma ütleks, millega ta ka ise rahul on. Videos tundub, et väga lähedal, aga tegelikult ikkagi 6 meetrit on ka veel siuke tegemist. Ja. Oleme jõudnud korvini number 6, par 3, 93 meetrit. Et siin rajal on OB paralleelselt teega paremal. Et ta jääb korvist selline 25 sinna paremale, aga sinna võib juhtuda. Korvi taga tegelikult on ka minu arust siuke 15 meetrit OB. Et see nagu
ei tulnud väga palju mängu, ma arvan, aga ta on seal kuskil olemas ikkagi, et ja Albert siis läheb tagantkäega tundub. Jaa. Et siin rajal oli nii tagantkäeviskeid kui eestkäeviskeid, et vastavalt eelistustele. Just, et siin Pühalepal üldse need metsakoridori visked, et ütleme, peaaegu igal rajal oli olemas mõlema viske liin, et sai nii eest kui tagantkäega ka mängida. Jaa. Nii, siis läheb meil Mauri. See ketas peab hakkama feidima. Üle kandma, nii. Ja tundub, et hakkab. No, jäi veel puttida. Et seal oli ka päris raske tuul sellel tiialal. Minu arust ta tuli niimoodi paremalt külje pealt sisse. Et tuul, mis nagu alguses tegi ketast nagu lahjemaks ja lõpus nagu hakkas tõstma, et finaalpäeval jah, et liiderpool sai kõva tuult seal rajal tunda. Nii, just siin nägime, need ketas läheb tuulde sisse, aga okei, seal võttis oks maha, et nüüd lõpus oleks ta hakanud veel kõvasti kandma seda sinna korvi taha. Ja taha paremale. Ütleme ka, et ei olnud parimad avavisked, et siin korvil on väga raske ka mingit kauget putti proovida, et nii kui eksid, siis tahab ikka väga kaugele rollida. Askol praegu õnneks jäi sinna 4-5 meetri peale seisma, aga see võib lõpetada väga lihtsalt seal 15 meetri peal. Ja. Nii Mauri tšuke tundub ka 4-15 meetrit. Et kindlasti Mauri läheb seda ründama. Aga ka pehmelt, aga jäi seisma. Juba korraks tõusis püsti, et kus kohas siin nii-öelda greenil üldse paikneda tahaks, et oleks mugav puttida niimoodi, et ei oleks ohtlik nägid, seda. Mats läks alla viskama ja veeres. Ja ringist välja. No, kus sa ikka tahad paikneda? Pulsais. Ikka Tõstad sisse ja lähed edasi, aga no ütleme, et pigem sinna alla, kus Mats praegu on avaviskega üsna hea eksida, sest ülesmäge on ju lihtsam puttida ikkagi kui... Ja, et eksimus jääb 3 sisse. Ütleme, et Albert ka on niisugune natuke lühike, aga seal ei ole väga hirmu, et ta, ütleme selle maa pealt üldjuhul ikkagi korvi tabad ja, et professionaalid lähevad seda kindlalt ründama. Just. Hea parriputt Askolt. Eelmise raja 5 meetri putt andis enesekindlust juurde, pani selle nüüd sisse. Just nii. Albert võtab siit parri, ega jälle kõik parrid vist tundub ju. Ei, Mats vist võtab paugi, Mats ju temal ketas veeres minema, kui ta. Aga seda on siin palju juhtunud, et minnakse alla seifi viskama ja nii konarlik green, et see putter tõuseb püsti ja rollib minema ja kui ta juba O sisse saab, ega ta ei jää seisma, et nii. Mats siis võttis paugi kohe peale pöördit. Ja teistele parrid. Olemegi siis nüüd järgmise korvi juures, et korv number 7, par 4, 197 meetrit, et 2 mandoga, esimene mando siin. Mängime siis vasakult mööda ja siis jälle avavise nii eest kui tagantkäega said teha, et ideaalis nagu prooviks jõuda kuhugi siia. See oleks ideaalne positsioon. Just, et sealt edasi mängida, et see mando oli isegi vist videos natuke vale koha peal, et tegelikult see mando puu on kuskil kaugemal, ta on siin kuskil. Ja vot siin on näha vist seda mandot. Ja see ei ole nüüd see korv, kuhu me mängima hakkame, et siit me lähme veel vasakule, et ma julgeks öelda, et väga raske pöördirada, et seal peab ikka... Esimene avatrai peab kindlasti olema väga spetsiifilise koha peal. Ja siis edasi mängida ei ole ikka veel lihtne, et väga tehniline par 4 on siin rajameistrite poolt tehtud, et kindlasti sellelt rajalt pöördisi võeti, aga võeti ka väga suuri numbreid, ma arvan. Nii, Albert siis eestkäega. Võiks oodata mingit eestkäe sellist fleksi. Nii, väga ilusti tundub. Kangema kettaga. Puhta saiseris. Just. No see on juba väga hea koht seal, et ta ongi seal. See on täpselt see koht, kust võiks nüüd mängida edasi parri, võib-olla isegi pöördit. Vaatame, mis Mauri teeb. Nii, Mauri siis läks natukene lahjema kettaga, aga tabab ilusti seda joont ja ma ütleks, et isegi võib-olla natukene parema koha peal kui Albert, sest tema jäi siia kriips vasakule poole, et on nagu ruumi, et ma ei tea, kas Albertil jääb seal muidugi mõni puu ette, et teinekord teed hea viske, aga
edasi on väga ebamugav mängida discgolfis, kui sa metsas mängid, sest sul on täpselt mingi puu siin käe kõrval, mis segab sinu viske ära, et ei saa viset lõpuni teha ja siis võib minna vara käest välja. Mats ka tagant käega, et selliseid viskeid kontrollib Mats hästi, et Olstre Polli poiss. Jah, et Olstre andis hea põhja, ma arvan, et Olstres trenni teha ja siia Estikatele tulla, et Olstres on sama kitsad metsatunnelid. Jah. Nii. Asko valmistus Odaks. Parri mängida tundub, et Odaga natuke edasi. Ja see on nüüd seal teise Mando puu kõrval. Ja, aga sealt on veel väga raske korvi alla visata. Et see 7. rada oligi siis nagu raskuselt 3. nii-öelda, et üsna raske rada. Et 7. raja keskmine oli 5, et oli üks vise täpselt üle parri, et siin võeti 3 pöördit, mis on tegelikult nende mängijate arvu peale, mis siit rajalt läbi käis päeva jooksul, tegelikult on ta üsna vähe ikkagi. Nii väga ilus vise siit Matsilt. Et tulla siit 5-ga maha ja põhimõtteliselt ühtegi viset mitte kaotada, et ei imesta. Nii, Albert siis ei häiri ükski puu tundub, et päris hea koha peal siin. Nii, natuke liiga kange, et siin peaks nagu pigem veel gramm lahjem ketahan, mis nagu flipiks siia viimasesse kurvi natuke sirgemaks, aga et joon, mis hakkab haiserist nagu püsti tõusma, aga ei lähe kordagi üle. See, mis Mauri tegema hakkab, see on päris hea mäng, et forega sinna üle minevaks. Jäi ka viimastesse puudesse ennem griini. Aga Albert ja Mauri on kindlasti pöördi positsioonidel, et võime siit näha. Jah, et pöördisid. Asko proovib nüüd alla saada, et saaks oma parri ära päästa. Nüüd tuli jälle puu ette, et Askol, mitte raske algus, aga selleks hetkeks kindlasti MPO liiderpuulis oled, sa sooviksin olla 2-3 viset alla parri, et oled +2 peal endiselt, et kindlasti siuke väga raske hetk, veel üks puu. Et Asko praegult läheb ja lepase reega juba, et et näha on, et on väga raske. Et mõeldes tagasi, et pigem need esimesed 6 korvi on siit Pühalepa rajas sellised, kus tahaks võtta. Just, et nagu nägime, Albert läkski alla viskama, et kas puti nurka ei olnud õiget, et puud olid ees ja. Nii, Mauril siis pöördiputt, jah. Siuke 12-13 meetrit ütleks. Siuke väike comebacker ka veel, et ja siin on ka, et teinekord viskad nagu natukene proovid ja viskad enam-vähem alla, aga korvi taha 5-6 meetrit ja oled mingi puu taga, mis sunnib sind nii ebamugavasse asendisse, et võtad hoopis veel ühe viske juurde, et nii vaatame, Mauri siis läkski üla rauda, et ma ei tea, kas see mänd teda häiris seal või ei häirinud, et Mats putib meil parri. Parr on väga hea, et parr on siin pöördi tundega. Nii, Alp siis. Väga lihtne parr. Nii, ja siis Maurilt väike puti eksimus, et ja võttis pougi, aga et enamus mängijatele sai kaota selle pougiga siin rajal, aga Albertile kaotasid jälle ühe viske. Ja neid viskeid kaotada ei tohiks. Oleme jõudnud 8. korvi juurde, par 3. 77 meetrit, et seda korvi saab siis rünnata mööda 2 koridori, et droon lendas mööda tagantkäe koridori, aga seal kõrval on, ütleks, et peaaegu identne ka eestkäe koridor. Just, mina mängisin siin ise seda eestkäe ja paljud mängijad mängisid eestkäe koridori, aga tagantkäe vise on ka siuke pigem, ma ütleks, et tagantkäe koridor on laiem, aga see ei ole mingi suur koridor, et raja pikkus on selline, et siin iga divisjoni mängijad suudavad alla visata, nii ilusti läheb sirgeks. Väga, tundus algusest peale väga hea vise. Nagu ekraanigraafika näitas, et Albert võttis iigli, aga discgolfi keelis on see hole in one. Ja Eestis Olar. Just. Väga ilus. Vaatame veel kordust. Ja ma ütleks, et väga magusal hetkel ka.
jah, et need korvid vahepeal ei püüdnud isegi putti nii hästi opsti, kui sealt lati alt ja et võimas. lähedamalt vaadates siis Nii. võttis korvi kõikuma. Käed taeva poole ja naeratus kõrvuni. Just, eks see oleks kõigil suu kõrvuni, kui siuke ise õnnestuks. Nii, Mats ka väga ilusti siis. Äkki teine järgi, 6-7 meetri peal. et Matsi vise tegelikult oli samuti ideaalne, Just, et aga Albert oli ikkagi parem. ai, see jäi nüüd natukene kätte kinni, läks liiga laialt, aga noh, seal ei olnud Puid. väga palju puid jah, et ilusti, mis ta läks sinna 4 meetri peale. Jah, 3,5. Et Mauri mängis täitsa oma liini pidi. Ja ketta värvi järgi ma arvaks, et Albert viskas siin uut Royal Line Trusti, Ja, et tema kasutab väga see palju ketas on ka ju sinu kotis olnud, et on ja Albertiga ma kunagi rääkisin, et kuna meis kadus tootmisest ära, siis Trust on nagu see asendusketas, mis temal tuli ja väga meeldis talle. Aga ma võin ka muidu keksida, see võib mingi muu midagi olla. Paneks panused Trusti peale. Nii, lähedamalt vaadates on see no Trust. on. Trust on hea ketas, läheb korvi. Natuke tõmbas põsed roosaks ka Ja. Albertile, Et kindlasti rahul selle tulemusega. ja Mats siis no, on saanud kindluse, tundub, Ja, et et see on kindlasti maa, kust Mats putib hästi, et nüüd ta on saanud selle jah, et esimesed 2-3 korvi läks nagu aega, et sihik paika saada, et aga tundub, et nüüd on kindlus käes ja kui Mats ikka vahest satub sõidu ette, siis teda on väga raske pidurdada. ja, Nii Asko võttis meil parri, eks. et Askolt tuli väga Ja. hea teine see on vise. siis korv number 9 meil, par 4, 145 meetrit, et siin vasakul pool muru äär on nagu OB ja siis jookseb siit selle Multsi hunniku juurest, et see on nagu esimene saar, et nii-öelda 2 saare rada, et ideaalis vasakule siia Multsi hunniku kõrvale, avavise, sealt edasi, et siis metsapiiriga jookseb tagumine OB, et pead siia nagu sisse saama, et võib juhtuda, et läheb väga halvasti siin rajal, kui jääd sinna Multsi hunniku taha või kuhugi, et aga pigem ka lihtsamapoolne par 4, et enamus mängijad tulevad siia tiialale ja Loodavad mõtlevad pöördit. ikkagi pöördit just, et Martin Pugas täna tuli tiialale ja pani täiesti jõust ja avavise maandus 30 sentimeetri peale, et lihtne hiigel. Et olin Martiniga ühes puulis, et väga ilus ja kaunis sooritus oli see. Mats viskamas tagantkäe kontrollitud viset. Just, et see nüüd natuke peaks kippima sealt ja OBS ei lähe, kõik on väga Ja- hea koha peal, et sealt on hea jätkata. Et võiks nagu gramm pikem see vise olla, et Jah, et mida rohkem sa flirdid siin selle esimese OB-ga, seda lühem on siis see teine vise. just, et aga seal ka oli toopäev minu arust selline tuul, et ta hakkas nagu lõpus kandma, et kui ta sinna Multsi hunniku poole jõudis, aga no need avavisked on väga head, et kõik saavad nagu rahulikult oma järgmist viset teha, et see oli natuke lai nüüd. Et siit on vaja nüüd skippi. Ja see jäi väga halva koha peale, ma ütleks, Et siit näeme mingisugust pigem scrambli viset, et ja vaatame nüüd väga halva koha peale, jah. jah, kõrge ja laia eestkäega ei jõudnud saarele, et kui ma ei eksi, seal oli OB-dokk, jah. Just, et aga nüüd ta vist saab natukene edasi minna, et ta päris sama koha peale, ei peaaegu sama kohta ikkagi. Ei jõudnudki saarele. Just, aga nüüd ta vast saarele jõuab kindlasti. Või siis mitte. See puu oli küll väga vale koha peal. Jah, et see ongi see oht sellel rajal, kui sa sinna lühikeseks jääd, et siis võtad kohe mitu karistust juurde. Et Albert küll siit positsioonilt korvi tundub, et ei näe. Aga korv on sama koha peal, eestkäe Haiseriga. Tundub jälle see Justice, mida ta viskab igal pool. Kas See nüüd on... seifi vist, ekraanigraafika meil OB-d ei näita. Ja väga napilt. Ei olegi väga napilt, ütleme ketta jagu, et see ongi täpselt 3-kordne Eesti meister teab täpselt, kui Kuidas kaugele visata. Kuidas ja mis? Nii, Mauri.
Mauri tagantkäega. ründab tagantkäega, et minu Jah. jaoks pigem üllatus, et nii palju on siin ringi jooksul juba eeskätt visanud. Jah, et aga ma ütleks, et see tagantkäe lähenemisava on nagu rajameistri poolt tehtud palju suurem, et neid puid, mis su viske maha võtab, on palju vähem. Et see fore on natukene selline lotoliin. Vaata, Mats tuleb sealt, ilus suur auk. Et Mats mängis seda rada nii, nagu ka mina mängisin, et Raino ja tundub, et on pöördi putil. Jah, Raino on siis Innova kange putter. Nii, väike rann, Oi, riivas. see ju läks puupõrkest. Nii jäi sinna 5 peale, aga sealt tuleb vist päris suur number, et polegi kokku jõudnud lugeda, et siin pärast ekraanigraafika meil näitab, mis number sealt kokku korjati ja siis Mauri pöördiputt. No, jälle siuke. Et tundub, et ei läinud päris 100%. Jah, et mina Panema. olin selleks hetkeks juba ise rajalt ära läinud, et kas päeva peale see tuul nagu tõusis palju tugevamaks ka või... Ja, et ise mängisin hommikul, et oli küll tuuline ja keerutas, aga liiderpool sai kindlasti kõvemat tuult. Albert sai siit lihtsa pöördi. Mats. No, ütlen, Mats on hoos. Jah, et Rusikas taeva poole ka, et... nüüd ta paneb juba ära need putid, et tore on näha, et on ikkagi rahvast ka päris palju tulnud kaasa kõndima. Et aga ilm tundub isegi nii hea, et ma vaatan, et Jevgeni Smirnov oli juba dressipluusi maha võtnud, et oli seal lühikese särgi veel. Jevgenil võib olla enda ringist soe sees, et Kas ainult paugi? Võib-olla tõesti. Ja esimesed 9 korvi on sellega vaadatud, et Albert on sõiduvees, Mats leidis oma enesekindluse, Askol on raske ja Mauri tundub ka, et putt ei ole täna see, mis Mauril tavaline on, et aga 9 rada on veel mängida, et pigem see back nine on põnevam, raskem, vaatame, mis siis sealt tulemas on. just, et Tulge kindlasti siis back nine'i vaatama seal hakkab juhtuma, et vahed ei ole veel suured.